Meie silme all hargnevad monumentaalsed ja ajaloolise tähtsusega sündmused. Maailmakord muutub sõna otseses mõttes, kuid samal ajal toimub uskumatu rumalus. On hämmastav, kui rumalad inimesed võivad olla. Ma ei tea, mida sina tunned, kui seda näed. Mina tunnen aukartust, lugupidamist ja tänulikkust. Me elame ajastul, kus näeme oma silmaga sündmusi, mis muudavad maailma ja lähtestavad protsesse, eemandades mädaniku, mis on teisest maailmasõjast saadik lääne rahvusvahelise poliitika tuuma sisse juurdunud ning viivad meid uude ajastusse. Ja selle asemel, et seda omaks võtta ja kõik koos soovida olla osa sellest uuest horisondist, on meil inimesi, kes lähevad tänavatele, haiged ja perverdid. Need, kes ülistavad seda mõrvarlikku, rassistlikku homofoobi ja teevad temast ikooni. Inimesed, kes eelistavad seda viletsat rõhumise ja totalitarismi lippu, skandeerivad mõrvahimulisi loosungeid, katavad oma näod religioosse üleoleku sümbolitega, mida nad ise ka ei mõista. Ja kuigi suurem osa tähelepanust on lahinguväljal, karglevad nad eneseõigustavalt ringi tühistes solidaarsuskampaaniates, imetades ja jumaldades türanne ja režiime, kes rõhuvad oma enda kodanikke, tõstes neid esile kui vabaduse või õigluse sümboleid. Samal ajal hurjutades Ameerika Ühendriike, riiki, mis on rajatud individuaalse vabaduse põhimõttele. Irooniline on see, et paljud Ameerika Ühendriikide kõige valjemad kriitikud, need, kes sõimavad kujuteldavaid türanne, teevad seda ühiskondades, mis lubavad neil vabalt rääkida, vabalt protestida ja vabalt elada. Inimesed, kes astusid vastu Che Guevarale, kommunistidele, Hamasile, Hezbollah'le ja ajatolladele, mõrvati massiliselt. Ja meeleavaldajad teevad seda riikides, kuhu inimesed, kes põgenesid tõelise rõhumise eest, on rajanud endale uue elu. Inimesed, kes pole kunagi elanud autoritaarses ühiskonnas, kaitsevad ideoloogiaid, mis vaigistaksid nad hetkega. Pole midagi ohtlikumat kui eneseõigustavad, teadmatud rumalad inimesed, keda kurjus, mis maskeerub õigemeelsuseks, nii kergesti manipuleerib. Sel aastal, kui Ameerika Ühendriigid tähistavad 250 aastat iseseisvust, tasub hetkeks peatuda ja mõelda millelegi, mille väljaütlemine on äkitselt muutunud vastuoluliseks. Et Ameerika Ühendriigid on maailma parim riik. Et Ameerika Ühendriigid on üks olulisemaid kingitusi, mis inimkonnale kunagi on antud. Ja ära hakka kohe rääkima sellest, mida riik on minevikus teinud või millised on selle vead. Ükski rahvas ei ole veatu, nagu ka ükski inimene pole veatu, rääkimata sellest, et ükski ajalooliselt suur juht pole ilma vigadeta. Moses, Abraham, kuningas Thabet, kuningas Salomon, Washington, Lincoln, Martin Luther King, mitte ükski neist polnud täiuslik. Oluline on see, et nad suutsid oma puudustest üle olla ja täita oma kutsumust ning missiooni. Ameerika Ühendriikide jaoks tähendab see nende ideede hoidmist, mille ta maailma tõi. Ideed, mis on juurdunud väga kindlas moraalses traditsioonis, juudikristlikus veendumuses, et iga inimene on loodud kaasasündinud väärikusega. Et õigus ei anna valitsejad, vaid need on antud kõrgema võimu poolt. Nii nagu Ameerika Ühendriikide asutajad iseseisvusdeklaratsioonis ei teinud lihtsalt üldsõnalisi avaldusi, vaid keskendusid üksikisikule, kirjutades. Kõik inimesed on loodud võrdsetena ja nende looja on andnud neile teatud võõrandamatud õigused. See oli tõeliselt revolutsiooniline avaldus. See tähendas, et õigused ei tule kuningatelt, valitsustelt, parlamentidelt ega liikumistelt. Need tulevad loojalt ja seetõttu, mis veelgi olulisem, ei saa neid inimvõimuga ära võtta. Need ideed muudavad kogu läänemaailma poliitilist kujutlusvõimet. Nad lõid uue ühiskonna mudeli, kus meie, inimesed, üksikisik on püha, kus võimu tuleb piirata ja kus vabadus ei ole privileeg, vaid sünniõigus. Ja selle asemel, et seda tähistada, teesklevad rikutud jõmpsikad vaprust ja kartmatust. Kõik need, kes virisevad kujuteldavate kuningate üle, oleksid tõelises mittedemokraatlikus riigis, kas laagrites või ümberkasvatuslaagrites, või oleksid lihtsalt maa pealt kadunud. Ei, selle asemel marsite teie väiksed memmekad tänavatel, katate oma koledaid ninaneete ja siniste juustega nägusid, lehvitate oma rumalaid plakateid ja vaimse segaduse lippe. Naljakas on see, et ma nägin seda just enne tänast salvestust. Selle postitas David J. Harris Jr. Ja seal on kirjas, sa võid ise lugeda. Lääne naised mängivad revolutsionääre. See võtab asja täpselt kokku. Selle asemel, et minna elama solgiaukudesse nagu Kuuba või Venezuela, käite teie oma kohvikutes ja sööte uhketes restoranides, kus töötavad tublid inimesed, kes on põgenenud just nendest samadest urgastest, mida teie tahate matkida.
Kuramus, ilma Ameerika Ühendriikideta oleks Euroopa olnud kas sakslaste käes või veel hullem, venelaste käes ja seda kommunistlikuna. Tõsiasi on see, et ilma Ameerika Ühendriikideta näeks tänapäeva maailma maart hoopis teistsugune välja. Aasia oleks jäänud kas Jaapani imperialistliku militaristliku võimu alla või Hiina kommunistliku valitsuse alla nagu Põhja-Korea. Suured rahvahulgad oleksid elanud süsteemide all, mis kustutasid isikupära, päritolu ja terved kultuurid. Ameerika Ühendriigid ei kaitsnud ainult iseennast. See kaitses vaba ühiskonna võimalust kõikjal. Meie Iisraelis hindame seda. Meie jaoks Iisraelis ei ole see teoreetiline. Me teame, mida islam on selle piirkonna rahvastele teinud. Me teame, kuidas nad kohtlevad kaitsetuid vähemusi. Sest erinevalt propagandast, millest te olete uppunud, on enamik Iisraeli kodanikke pärit peredest, kes põgenesid islami koloniseeritud aladelt Lähis-Idas. Me teame, mida tähendab omada liitlast, kelle väärtused ühtivad meie omadega. Eelistame partnerlust riigiga, mis on rajatud üksikisiku väärikusele, mitte juhi ülemvõimule. Seetõttu jäävad Ameerika Ühendriigid ka ajal, mil maailm tundub segaduses, killustunud ja moraalselt tagurpidi pööratud, jätkuvalt tugisambaks. Mitte sellepärast, et see oleks täiuslik, vaid sellepärast, et see tugineb põhimõtetele, mis on inimkonna ajaloos rohkem inimesi rõhumisest vabastanud kui ükski teine ideoloogia. Ja vaadake vaid, milline on alternatiiv teiste lääneriikide, nii nimetatud liberaalsete riikide puhul. Riigid, kus külma sõjajärgse ajastu allaandlik poliitika on nii levinud. Sest need riigid, Kanada, Prantsusmaa, Hispaania, Norra, Holland, Austraalia, Ühendkuningriik, Šveits, Austria ja Soome. Kõik need riigid, kes on nii mures inimõiguste pärast, hääletasid sel nädalal ÜROs selle poolt, et nimetada Iraani Islamivabariik lausa ÜRO naiste õiguste, inimõiguste ja terrorismi ennetamise komitee juhiks. Ma ei tee nalja. Terrorismi ennetamine. Ausalt öeldes, nad on viimase 2,5 aasta jooksul meie pealt õppinud, kuidas terrorismi ennetada. Aga need riigid otsustasid samuti valida Hiina, Kuuba, Nicaragua, Sudaani ja Saudi Araabia ÜRO komiteesse, mis jälgib inimõiguste organisatsioonide tööd Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. Kas see pole mitte lihtsalt imeline? Aastaid pani Iraan toime julmusi, korraldas terrorirünnakuid lääne vastu, rahastas terroriste läänes. Eurooplased normaliseerisid selle käitumise, nad võtsid selle omaks. Inimõiguste organisatsioonid ei võtnud selle vastu kunagi sõna. Nad kritiseerivad alati lihtsaid sihtmärke. Lääne demokraatia on rünnaku all. Terroristidele leitakse alati vabandusi. Liibanon võeti üle Iraani toetatud terroristliku liikumise poolt. Prantsusmaa ei seadnud neid kunagi kahtluse alla ega kehtestanud sanktsioone. Aga kui Iisrael võtab vastu seaduse terroristide hukkamiseks, on nad kohe häälekalt kriitilised. Ja ÜRO tähistas Iraani revolutsiooni 47. aastapäeva. Aga Iisraeli kohta tõstatab see pidevalt muret. Võime neile meelde tuletada, et ainus koht Lähis-Idas, kust araablased massiliselt ei lahku, on Iisrael. Võite Iisraeli kohta öelda, mida tahate, aga faktid räägivad enda eest. Me võime mööda vaadata tõsiasjast, et kõik teised niinimetatud lääne liberaalsed demokraatiad on lihtsalt pealt vaadanud ega ole liitunud sõjaga terroristlike režiimide vastu. Aga andestamatu on see, kuidas nad premeerivad neid riike, käitudes nii, nagu need riigid austaksid põhimõtteid, mis on olulised liberaalsete demokraatiate kodanikele. Liiga kaua on lääs normaliseerinud seda haigete ja pervertsete riikide aksepteerimist. Need riigid mängivad väärtuste jagamise mängu, mis on rahvusvahelistes organisatsioonides moonutatud, kritiseerides innukalt Iisraeli, samal ajal kui nad ilustavad neid riike. Normaliseeritakse Iraani, mis tapab omaenda kodanikke. Ja riigid, kes seda teevad, ei ole meie poolel. Ja ausalt öeldes, ma ei tahagi, et nad oleksid meie poolel. See siin on meie noorus tänapäeva Iisraelis. Nad on uhked, tugevad, keskendunud ja tänulikud. See oli meie noorus, 80 aastat tagasi. Need asjad võivad meiega endiselt juhtuda, nagu nägime 7. oktoobril Nova festivalil. Ja kui üldse midagi, siis 7. oktoober tuletab meile meelde seda, mida me arvasime olevat meie minevik. Tegelikult peaksime olema tõesti tänulikud. Tänulikud juudivastaste kommentaaride eest, mida paljud teist kommentaarides postitavad. Need, mida mõned teist jätavad isegi siia kommentaariumisse. Need on igapäevased meeldetuletused möödunud aegadest. Minu sisu ei ole mõeldud selleks, et inimeste meelt muuta, sest ma tean, et see ei õnnestu. See on mõeldud nende tugevdamiseks, kes juba teavad tõde.
kõik teised, mind ei huvita, mida te arvate. Te lihtsalt kinnitate, et see, mida Hamas tegi 7. oktoobril, on midagi, mida te ise tahaksite teha. Kui nad tol õudsel päeval Iisraeli piirist läbi murdsid, vabastasid nad ka selle haige, pöörase vihkamise, mida nii paljud teist oma rikutud hinges kannavad. Näiteks Hispaania, kes on nii tuline Iisraeli hukkamõistmisel, nii kriitiline iisraellaste suhtes, kes tähistavad iga-aastast tapakoikpäeva. Oota nüüd, vabandust, see oli minu viga, see pole meie. Neil on iga-aastane Matar Judios nädal, mis tähendab sõna-sõnalt juutide tapmise nädal. Sajandite vanune traditsioon Hispaania põhjaosas Leoni provintsis, kus inimesed joovad lihavõttepühade ajal kindlat alkohoolset kokteili. See on Euroopas vastuvõetav. Aga jumal hoidku, kui juudi mohelid, need, kes viivad läbi juudi-briti traditsiooni, teeksid seda Belgias. Seal neid selle teo eest taga kiusatakse. Oota, kas ma ütlesin taga kiusatakse? Ma tahtsin öelda, et neid antakse kohtu alla. Ausalt öeldes ei huvita mind see ega ka nende silmakirjalikkus. Me ei lähe nüüd enam vaikselt sellesse pimedas söösse. Säistes silmitsi vaenlastega, kes on meist suuremad nii arvult kui territooriumilt, kes rõhuvad vähemusi, kes täna on haiged. Koos frustratsiooniga, et nad ei saa seda enam meiega teha. Las nad kõik lähevad kuradile. Parem, kui nad mõistavad meid hukka kui sioniste, kui et nad leinevad meid kui ohvreid. Ja vaata seda. Gaza, Liibanon, Süüria, Jeemen, Iraan. Täieliku hävingu pildid. Vaata väga tähelepanelikult ja jäta meelde. Pogromide päevad Euroopas ja Araabia riikides, kus me olime abitud ohvrid, ei tule enam tagasi. Ja kõik need, kes kommenteerivad, kui vihatud Iisrael praegu on, kõlate nagu teie vana vanemad. See pole midagi uut. Teate, kes meid veel vihkas? Nemad vihkasid. Ja saad mis? Nad said sellest üle. Nad ei vihka meid enam. Nad ei ole enam elus, aga nad ei vihka meid enam. Nii et mine oma vihaga järjekorra lõppu. Me oleme seal olnud põlvkondi ja kaoge minema. Ja see ei puuduta ainult valitsusi. Sel nädalal tähistas ÜRO ülemaailmset pressivabaduse päeva, et rõhutada sõltumatu ajakirjanduse tähtsust ning sellele järgneb ülemaailmne pressivabaduse nädal, mis võimaldab põhjalikumalt käsitleda meedia väljakutseid, eetikat ja turvalisust. Ja sel nädalal mõistsid nad peamiselt hukka autoritaarsed režiimid ja loomulikult Iisraeli sõjaväe rekordilise arvu ajakirjanike hukkumiste ja repressioonide eest. Piirideta reporterite 2026 aasta maailma pressivabaduse indeks ja ajakirjanike kaitsekomitee andmed nimetasid Iisraeli armee maailmas suurimaks ajakirjanike tapjaks. Ja seda seetõttu, et uudisteagentuuride poolt palgatud Hamasi ja Hezbollaha terroristid kannavad pressiveste ja kiivreid. Et mitte teistest maha jääda, esitas ka Iisraeli välispressi assotsiatsioon nõude, et Iisrael loobuks oma laiematest julgeolekuprotokollidest. Nad nimetavad seda võitluseks ajakirjandusvabaduse eest, väites, et ilma nende füüsilise kohalolekuta Gazas on maailm teadmatuses. Ma töötasin nendega üle 25 aasta. Need samad väljaanded, mis sageli väidavad end olevat objektiivsed vaatlejad, jätavad mugavalt tähelepanuta, et terroristlikud üksused ei lubaks neil kunagi kasutada sõltumatuid meediatöötajaid aladel, mis on terroristide kontrolli all. Nad ei jaga kunagi piiranguid, mida teine pool neile seab. Nüüd, selle mõistmiseks ei pea geenius olema. See on igale mõistuseva inimesele väga selge, et kui oled terrorist, kes kontrollib mingit ala, siis sa ei lase kellelgi seal vabalt tegutseda. Nii et nad ei tunnista kunagi oma palgatud kohalikele inimestele, et kasutavad pressisõidukitele antud puutumatust, näiteks selleks, et relvi ja terroriste transportida ning Iisraeli lahingutsoonidesse kaasata. Ja nad ei näita kunagi pilte, mida terroristlikud organisatsioonid ise jagavad mälestuseks. Nendest samadest ajakirjanikest, kes olid terroristide vormis ja kelle Iisrael kõrvaldas. On ka küsimus meedia enda täidetavast hädavajalikkusest. Kuigi nad väidavad, et ainult nemad suudavad tõde edastada, ignoreerivad nad samal ajal reaalsust, mis ei sobi nende isiklike poliitiliste vaadetega. Iraani kroonprints Reza Pahlavi pidi eelmisel nädalal just sellega kokku puutuma ja ütles Euroopa ringreisil olles lääne meedia kohta järgmist. Minu visiidi ainus eesmärk oli anda hääl miljonitele iraanlastele, keda hoiab pantvangis Islamivabariik, selle terror ja internetikatkestus. Miljonitele iraanlastele, kellele on suu kinni pandud.
aga nüüd võin kindlalt öelda, et see vaigistamine, see tsensuur ei toimu mitte ainult Iraani režiimi käe läbi, vaid ka rahvusvahelise ja eriti Euroopa meedia poolt. Ta selgitab, kuidas ta kohtus 150 ajakirjanikuga ja vestles nendega üle 2 tunni. Ja siin on, kuidas nad vastasid. Ja nende 2 tunni jooksul ei esitanud ükski neist 150 ajakirjanikust mulle ühtegi küsimust 40 000 iraanlase kohta, kes tapeti minu riigi tänavatel 8. ja 9. jaanuaril. Pahlabil oli isegi kaasas Iraani režiimi poolt tapetud iraanlaste perekondi, kuid neilt ei küsitud ühtegi küsimust. Millest oli ajakirjandus huvitatud? Siin on, kuidas ta lõpetas. Siin kontinendi südames, mis väidab seisvat inimõiguste, õigluse ja väärikuse eest, on selle ajakirjanikud täielikult loobunud oma kutsealastest kohustustest ja isegi moraalsest objektiivsusest. Nad näivad olevat rohkem huvitatud Ameerika kritiseerimisest, küsides, miks Ameerika Ühendriigid ja Iisrael tapsid diktaatori, kes on 47 aastat meie rahvast tapnud, kui režiimi kritiseerimisest, kes seda veresauna korraldab. See on klassikaline näide sellest, kuidas enesekutsutud 4. võim püüab poliitikat dikteerida. Kas sa näed neid tõekaitsjatena või lihtsalt tööstusena, mis püüab oma reitinguid tõsta tõe arvelt, üks asi on selge. Need uudiste hiiglased ei kajasta lihtsalt uudiseid. Nad püüavad oma arvamust meile kõigile peale suruda. Seega pole üllatav, kui näed selliseid pealkirju, mis jätavad sulle ainult osalise info ega anna sulle teada. Seda. Hezbollah sisenes piirkondadesse, kuhu neil oli keelatud naasta, mis on samuti osa relvarahu kokkuleppest, või nad valmistusid Iisraeli pihta rakette tulistama. Meedia loob mulje, nagu oleks tegu tõega, teades, et enamik inimesi loeb ainult pealkirju. Ja siis pelgalt negatiivsuse kuhjamisega kujundavad nad mulje sellest, mis toimub, ning sisuliselt valetavad sulle. Aga erinevalt varasemast saame me nüüd neid selle eest korrale kutsuda. Olgu, nüüd võtame sügavalt hinge, lõõgastume ja liigume edasi, kui vaatame mõningaid sellel nädalal toimuvaid sündmusi. Iraani sõjaga tundub, et oleme sattunud olukorda, mida saan kõige paremini kirjeldada kui ebastabiilset vahepealset seisundit. Läbirääkimised näivad olevat külmunud. Kõik teesklevad, et need on endiselt elus, kuid tegelikult ei liigu ega too need midagi kaasa. See on diplomaatiline teater ilma stsenaariumita. Aga samal ajal, kui poliitiline protsess on ummikus, teeb majanduslik surve oma tööd. Sanktsioonid, piirangud, finantsiline isolatsioon. Need ei ole lihtsalt sümboolsed. Need koguvad survet ja jahvatavad Iraani aeglaselt. Need muudavad strateegilist maastikku ilma ühegi lasuta. Ja sellesse vaakumisse, mis jääb ummikusse, jooksnud läbirääkimiste ja suure sõja võimaluse vahele, püüavad Ameerika Ühendriigid leida kesktee. Washington teatas operatsioonist, mille eesmärk on päästa Hormuzi väinas lõksu jäänud tankerid ja kaubalaevad. Pealtnäha on see tehniline missioon, kuid tegelikult on see strateegiline sõnum. See on katse avada väinad uuesti meresõiduvabaduse lipu all, mis on üks rahvusvahelise korra põhialuseid, ilma et Iraani majandusblokaad tühistataks. Ja miks see oluline on, seisneb selles, et ameeriklased ei tee seda enda jaoks, nad teevad seda ülejäänud maailma nimel. Ameeriklastel on endal oma naftavarud olemas. Nii et kui siin midagi juhtub ja iraanlased jätkavad sellega, siis Ameerika Ühendriigid võitlevad ülejäänud maailma eest. See on tõeline geniaalsus. Ja nüüd taaskord on see tuttav muster ning pall on jälle iraanlaste käes. Trump andis neile aega järgmise kolmapäevani, nii et eks me näe. Teheraan võib valida vaoshoituse või otsustada Ameerika Ühendriike proovile panna. Mitte avaliku vastasseisu kaudu, vaid mõne vale arvestuse, katse, provokatsiooni või lihtsalt liiga kaugele mineva sammuga. Kes teab? Keegi ei oodanud eelmisel nädalal rünnakut Araabia Ühendemiraatide vastu. See muudab ebastabiilse Lähis-Ida millekski palju suuremaks. Tõelised ajaloolised sündmused ei toimu TikToki klippide ega isegi uudistsükli tempos. Ja ma tulen tagasi selle juurde, mida ma ütlesin eelmisel kuul, kui relvarahu just algas. Meie läänes elame ühiskondades, mis on häälestatud kohesele rahuldusele. Ei mingit ootamist, ei mingit protsessi, ainult siin ja praegu. Kui miski võtab aega, kui see areneb etappide kaupa või nõuab kannatlikkust, siis me ei talu seda. Aga protsess ei toimi nii. Ajalugu ei tule tellimise peale.
see ei hüppa otse finaali. see areneb aeglaselt ja ettearvamatult. see ongi kogu mängu mõte, aeg. Sama kehtib ka Gaza ja Liibanoni kohta. Gaza eksisteerib omaenda peatatud reaalsuses. Relvarahu, mis on tehniliselt kehtiv, kuid tegelikkuses asümmeetriline. Abi voolab sisse tohutus mahus, kuid relvad välja ei liigu. Hamas on endiselt kohal, kuid nõrgenenud. Kohal, aga justkui puuduv osaline. See on territoorium, mis toimib just nii palju, et vältida kokkuvarisemist, kuid mitte piisavalt, et midagi lahendada. Külmunud tasakaal. Samal ajal, kui Hamas püüab säilitada oma kontrolli, on seni Gaza sektorist maismaa piiri kaudu lahkunud 44 000 gaasalast. Kui sa räägid vabast Gazast, siis sul on kirbudega Gaza. Ja Iisrael jätkab oma pingutusi, teatades, et on lõpetanud Hamasi infrastruktuuri hävitamise Beit Hanunis, nii maa peal kui ka maa all, ning seda pärast 2,5 aasta möödumist. See annab sulle aimu, kui palju nad olid investeerinud nendesse infrastruktuuridesse Gaza sektori maal. Ka Liibanon elab selles ebastabiilses vahepealses seisundis. Me ootame, et läbirääkimised Liibanoniga algaksid, kuigi me teame, et ta ei suuda oma otsuseid jõustada. Ja iga nädal paljastame me jätkuvalt tunneleid, relvi, taristut. Kõik on mõeldud selleks, et meid ootamatult rünnata. Kolmapäeva öösel kõrvaldas Iisrael Iraani terrorühenduse kontaktisiku Hezbollah'ga, Radvani üksuse juhi, kes kavandas rünnakut Iisraeli vastu. See on hea märk sellest, et seda, mida me olime valmis taluma enne 7. oktoobrit, enam ei juhtu. Ja kui sa arvad, et Lähis-Ida pole sinu probleem ega sinu sõda, siis enne lõpetamist tahan sulle jätta mõtte, mille tõstatas Araabia asjade ekspert Edith Barr, keda olen siin varemgi tsiteerinud. See tabab midagi, mis on sügavam kui geopoliitika. See tabab hetkepsühholoogiat. Ühes hiljutises postituses toob ta välja silmapaistva võrdluse, mis sunnib meid vaatama läänd kujundavaid ideoloogilisi voole pisut kainema pilguga. Ta tuletab meile meelde, et seda, mida me nüüd nimetame sotsiaalse õiguse liikumisteks, kutsuti kunagi teises maailma osas hoopis teise nimega. See oli Iraani revolutsiooni meetod. Barr tõmbab otsese paralleeli Ajatollah Khameini 1979 aastal ja uue põlvkonna lääne poliitiliste aktivistide vahel, ja ta osutab tuttavale strateegiale. Khomeini mõistis, et kui sa tahad destabiliseerida lääne alliansi ühiskonda, siis sa ei alusta dialoogiast. Sa alustad lubadustega. Tasuta elekter, tasuta vesi, õiglus vaestele, sõda korruptsiooni vastu. Unistus, mis on sõnasse tasuta pakitud. Tundub tuttav? 2026 aastal lubab New Yorgi linnapea Zoran Mamdani tasuta eluaset, tasuta transporti, sotsiaalset õiglust ja sõda rikaste vastu. Khomeini kasutas Iraani vasakpoolseid võimule tõusmiseks ja kõrvaldas need seejärel. Mamdani kasutab woke põlvkonda New Yorgi linna omavalitsuse ülevõtmiseks. Nii et kuhu sa arvad, et see viib? See on punarohelise alliansi parim näide. Äärmuslik ideoloogia, mis on maskeeritud sotsiaalseks progressiks. Ja Edith tuletab meile veel midagi meelde. 1979 aastal olid paljud lääne intellektuaalid veendunud, et Khomeini esindab vabanemist ja modernismi. Alles hiljem said nad aru, mis tegelikult oli kujunenud. Ajalugu ei kordu alati samade sümbolitega. Mõnikord muudab see lihtsalt oma keelt, loosungeid ja sihtrühma. Ja Edith Barr jätab meile selle mõtte. Küsimus ei ole selles, kas New Yorgis saab Teheran. Küsimus on selles, miks lääne intellektuaalid armuvad ikka ja jälle samadesse ideoloogilistesse mehhanismidesse lihtsalt uute loosungitega. See on küsimus, mille üle võite mõtiskeda järgmise korrani. Aitäh, et minuga siin liitusite. Mina olen Daniel Seaman ja see on otse GNS TV-st Jeruusalemmas, Iisraelis.